Ota annoiksi, että mikä oli? Joo, jos sä nyt aloittaa, mä laitan sen, että siihen tulee pieni semmoinen ilma siihen alkuun. Että jos nyt hän alkaa. Aha, että alkusta, tai ei saanut kohe sitä käymään, No, takkamme nyt uudesti. Hakkame vielä. Ja siis, et see maa mõõtmine tuli. Maa mõõtmine algas Kolgas 1882. aastal. Ja nüüd rahv mõõtis need maad, kõik külamaad üle. Ja nüüd ta need talumeeste maad võttis täpselt ja mõned läksid pisemaks ja nii, et isegi kohe niisugune juhus, et sul tuli see uus siht tuli aida katusele otse välja. No nüüd, mis siis teha? Nüüd hakati siis pidama nõu, et lähme siit mine. Ja Simititsas, ega need Simititsas Venemaal oli maad ja sinna püüti minna. Ja lõpuks leiti siis selle Simititsa. Et siin Peterburi või Jamburgi, see oli vist Jamburgi, see oli Kupermangus või Jamburgi lähedal kuskil oli. Ja said sinna, juba hakkasid maad kuulama. Aga nüüd need salakoosolekud, vaat ega sinna ei saanud ju minna niisama, et ma lähen kohe üksipäine. Uurimehed olid ühed ja Odenberg oli üks kange mees, vahastus, temale just see siidik kaidakatusele tuli ja õunaajad läks ära käest ja võt siis tema oli see eestvõtja ja hakkasid nõu pidama. Ja nüüd juba 83. aastal ikka see maa mõõduga see jant tuli ja hakati neid salakoosolekuid pidama. 84. aastal on aga nüüd niisugune asi, et mängiti esimene näidend Kuusalu kihelkonnas ja seal küünlapäeva ajal 84. aastal Hara külas Vabriku majas. Ja ma seostan seda vägise sellega, et see näidendi mängimine, seal oli kosjakaup, näidend kosjakaup. No, mul ei ole meeles täpselt, kas see oli Nuuni või oli ta see autor, kes ta võis olla, aga kosjakaup. No ja nüüd kõik need annavad need tegelased, kes organiseerisid seda minekut sinna Simitstesse, võt nii, et esinevad seal ka näitlejatena ja nüüd, et see on mingisuguse salakoosoleku niisugune varjuks tehtud sinna peale, aga märkimisväärt ka, et oli esimene näidend, mis Kuusalu kihelkonnas mängiti. Kuna hilisemalt ikka oli tükk aega hiljem, kui see seltsid tulid juba ja siis hakati neid mängima. Võt niisugune ja neid salakoosolekuid peeti ju rohkem, aga siis üksi ei olnud seal Aras. Uuris oli ka Mikul, võt Miku talus jälle. Et seal oli, kaeti aknad kinni ja et sa keegi ei räägi nüüd seda kuskilt välja ei tuleks, et meil on siin koosolek. No, muidugi said niiviisi koosoleku peet. Ja siis otsustati siis lõpuks minna kuulama. Võtti mehed ja seal oli 4 meest vist, kes sinna muidugi olid enne kui käisid ikka ühe ja teise juures juba kodus kõik ära ja peeti see nõu ära. Ja siis hakati minema lõpuks sinna. Lõpuks hakati minema juba otsima kohe, kuulsud olid ja niiviisi. Läksid sinna, aga nüüd jah, koosolekul valiti kohe 4 meest, kes Laksi Tõnise maad mööda või läkitati maad kuulama siis Laksi Tõnise moodi, no, kus maa lahti on. Ja need oli Ludvig Odenberg ja tema väimees Johan Lindust ja Mart Volman ja Käspar Tomberg. Need olid uulisevast need mehed, Mikul oli vist seal, kas sellest Lindust või Tomberg, Lindust oli Mikul. Aga Ludvig Odenberg, see kõige akaram mees, see oli vahastu mees. No ja nüüd siis korjati muidugi raha kokku enne kui minema hakati ja siis oli üks Mart Volman ja tema naisevend Indrek Einson, no see oli soldat, siis see oskas keelt ja see oli nii kontrolliks, et oma meestele ära räägib, võõras üks põder seal, see oli võõras mees, see oli muidugi päris tõlk, aga et see nüüd teda kontrollida, siis võeti see Indrek Einson veel sinna
võeti veel omale sinna abiks võtra kontrollida ja nii nad siis läksid. Sõitsid siis 5 meest sinna Kolga vallast välja, salaja muidugi ikka, ega kus siis sellega. Nii, ja Narvas siis oli soovitatud neil minna sinna, mis see Utešni või midagi niisugust mõisa ostma sinna vaatama. See oli kuskil Moloskovitsa, võtsin Moloskovitsa jaotejaama seal läksid sinna. Said sealt siis muidugi, sealt nad esimest ei saanud, sealt nad ei saanud veel asja ja seal oli nagu vahepisatud aeg see. Ja siis sõideti edasi, nad lõpuks on sinna siis selle Semeditsa mõisa peale sattusid. No ja nüüd oli siis, seal oli siis see mõis oli vist rendile antud, see plokk oli selle mõisal rendil, mõisa rentnik seal. See näitas siis ära, missugune seal see mõis on ja noh, kõik, see sobis kõik neile ja hakati siis nõu pidama, et nad selle ära ostavad. Niimoodi said. No ja seal siis, et nüüd tule ju kõiki meelde, et nii, kuidas nad selle Rossmanniga hakkama said. Aga noh, kuidagi ikka miski moodi ikka see asi liikuma hakkas. Liikuma ikka hakkas, et see näitas ära kõik selle mõisa. Ja andis veel oma poolt nüüd nagu soovituse kaasa selle mõisa omanikule, et mõis ikka ära müüa. Tõesti meestele ära müüa. Nojah, siis nad olid vist linnas, et viimaks leidis Põdra kuskilt eestlase juurest möbleeritud toad. See, kus võisid siis mehed öömaal olla. Et juba siis ikka seda päris nõusolekut selle kindraliga saada, et ta müüb selle mõisa ära. Ja et ta lubaks siis jaokaupa meestel maksta ka. Ja noh, siis nad tulid kodu sealt tagasi. Nüüd algas siis raha kogumine. Hakkasid raha koguma, et ikka. Ja lõpuks ikka see soovijate nimekiri sai kokku ja rahasumma kasvas nii, et ja aga tuli jälle neid salakooslikud pidada ega muidu saanud siis. Seal oli ikka palju raskusi neil. No ja nüüd ongi see Tuuris leiti koht siis, kus need koguti kokku need summad juba. Anti meestele kätte ja uuesti jälle Põdra juurde ja sõitsid jälle Peterburi. Siis seda ja Narvast andis juba Põdrat ja Peterburi telegrammi, et kas nüüd mõis on veel müümata. No aga siis mõis on müümata küll, aga võtta ostjaid on palju. Nii et praegu on minu juures Liivimaa maamõõtja Lossmann ja pakub mõisa eest 3000 rubla rohkem kui teida maksati sealt. Tarvis, no mis teha siis nüüd. No mehed olid siis kohkunud enne ära, aga need maamõõtjad on igal pool kõik risuks jälle, et sokota ajavad meie asja nurja. Ja võib-olla ikka raha teil on ja ikka ma saaks mees ikka raha on, saate ikka kuidagi moodi said selle ostmisega seal korda. Ja aga noh, et võite oma kopikatest ilma ka mõnel juhul jääda ja ega siis kõik ei tule. Ja mehed ikka tundsid, et seal on jälle niisugune Norja mees ja küsisid siis Põdra kaudu härra käest, et kas neil esimestel ostjatel on siis ka eesõigus, et me ennem rääkisime juba seda, et no jah, aga mehed said jaatava vastuse, et 3000 rubla vist hinnale juurde. Ja peeti siis aru ja oldi sellega nõus. Oldi nõus ja
ja peale selle siis Põdra küsis teenri käest, et kus see WC on, et seal mehed hakkasid siis ükshaaval seal käima. Seda märkasid teised ka, et mis meestel seal lahti on, aga põhjus oli see, et raha oli peidetud kuskil aluspükste vahele ja sealt siis seda võeti ja maksti ära. Kui palju nad esimese korra sisse maksid, seda ei mäleta. No ja muidugi, eks see vene keele oskuse puudumise pärast oli ka neil raskusi veel. No ja nüüd, et Põdra oli niisugune mees, ega see ei olnud ju nende ostjate hulgas, aga no, et Põder ikka ajas neid asja, see oskas keelt, tuli tema ka võtta sinna kampa. Põder võõras mees kõik sinna hulka. Ega midagi teha ei olnud. Et kuigi sisse kokkumbavata varandus kõigil läinud. No. Põder oli siiski ikka nõus ja aga no tema sai siis ilma kopikata jälle sisse maksmata. No ja sai ilma kopikata, aga 5 mõisa tema. Vaat mis nüüd teha. Mehed ei saanud sellest õieti aru, see oli kaval mees omamoodi. No aga mehed olid siis oma teada, meil on nende käes. See nende käes. Mis muljalt veel ikka kuskil peidub. Seal on muud ka, aga vaata seal 2 head dokumenti on. Magnus Stenbock. Rendikontraht, see on vuokra sopimus sitten. Johannes Uusmann. Seda 885 oli kolgas. No et eks ta selle maamõõdu all siis ta oli lõppu peal oli. Võib-olla siis mõni teine, vaat kuskil peab seda tabelit. Temal olid siis, pojad olid, Erik oli, üks Aksel oli, Mihhail, Nikolai, Magnus, üks Maks oli veel. Eva ja no need olid tema pojad. Need olid tema pojad. Nüüd siis Mihhail. Mihhailil olid siis Vsevolod, Peeter ja 2 tütart tal olid. Nüüd Nikolai oli selle vend. Mihhaili vend. Nüüd temal olid lapsed siis Ralf Gerhard, Arvit Olof Teofiil. Ja nüüd on veel üks Reinhold kuskil. Need on olnud selle Nikolai pojad. Ja nüüd Ralf. Nojah, see Ralf oli esimene poeg. Ralf oli kolgas. 886. aastal on ta Tallinnas sündinud ja kolgas Stockholmis. Abiellunud Anna-Sofia Kristiina Klingspor. Ja nüüd tal olid siis tütard Anna Margareeta ja Anna Katariina, 2 tütart. Ja nüüd Arvit, see on üks teist tema poeg. Nikolai poeg. Ja Arvitil olid pojad Arvit Olof, Arvit Bengt ja Gripp Pontus. Ja see Jarl on Olof, seal oli see Olof esines selle Jarli juures, nii et see on nüüd selle Arviti poeg. 1907 on tema sündinud. Arvit Olof oli sündinud 1907 ja see Jarl on kuskilt, ma nägin, mul on see kuskilt kirjas, aga täpselt ei mäleta jälle, mis ajal see sündinud on. 40. Aga ta 43 ei olnud või midagi taolist. Jarl on üsna noor mees. Aga see on selle Nikolai või selle Gerhardi poeg. Aga Gerhard oli omakorda Nikolai. Nii et Nikolai oli selle Jarlile vanaisa.
ja see Max või see oli siis Karl Magnus, see oli ju vanavanas. Tuleb niiviisi välja. Nagu ikka, võõras. Nüüd tuleb ikka võõras siia, nüüd on juba mõis on niimoodi, et see ei ole enam minu õu, eks ole. Siiamaal. Ja eriti veel praegu see niisuguse aja, kus me oleme harjunud, kõik oli nagu meie ja meie igal pool käis. Aga nüüd on ikka Jarl, vaat Jarl teeb siin oma ja ega ma ei saa minna enam seda asja otsa. Ja lõpuks on see, et mida tema ette võtab. Mida ta ette võtab. Näiteks Citron, ta käib siin Citris ka vaatab. Citron praegu, kui nad seda enne sõda oli see Olga mõis on, ei saanud aru midagi, et see riigimaa oli, sellepärast et mõisnik oli, käis ju siin, nad olid ikka kogu aeg oli siin kojamees ja niimoodi, ega siis ei saanud ju kuidagi sellest aru, et see oli riigimaa. Park oli ikka ja ikka mõisnik, tema käest tuli ikka küsida luba, siin jaanituld tehti ja pärast 36. aastal, kui siin oli see suur jaanitule toomine juba Tallinnast ja siis see vägev pidu taheti teha, no ikka jälle küsi kraavi käest, kas me parki tohime tulla. Ja ei tohtinud siin puude rikkumine keelatud ja pargis käia. No võt, kui ta nüüd on jälle, siis on Citri ka ikka, ta on võõras. Ja kergesti võib minna võõra kätte maale. Ja ega siia rahvas siis seda nii, noh, ta on veel liiga varane, et siin midagi teha, aga juba natukene liigub sinna pool. Niisugune see arusaam. Ega ta ei ole, ega see nii väga kerge ei ole. Aga no muidugi töökohti tuleb jälle ega praegu keegi veel ei nurise, aga võt see on juba niisugune kuskil niisugune aindus või midagi taolist. Juba seal Kolgas oli selle kohta kõnet tõstetud natuke. Tuleb ikka jälle mõisnik tagasi. Kuigi ta enam ei ole nüüd see, no ja seda ka, et ega tema ei tunne ka praegu seda meie seadust, no otse kohe meil on siin nüüd segamine ka need seadust lõpuks veel. Ei tunne ju seda lõpuni. Neid tema tahab niimoodi teha, aga meil on siin looduskaitse ja meil on siin muinsuskaitse ja noh, see tükk ka jälle. Oled sa kohtunud ka nendega? Jarli ma nägin ükskord, aga ma ei ole rohkem midagi. Jarl oli käinud siin, panime kartulit möödunud päeva. Või oli see veel ja eks olnud ikka eelmine päeva. Ja nüüd saab ikka ju 1,5 nädalat tagasi. Siis Jarl oli käinud siin, ta oli tahtnud Citrin neid mõisavarremeid näha või neid müürsist. Mida ta, võib-olla ta mõtleb midagi ja kui nüüd selle ikka tema mingil määral, sellega nad protsessisid ka, mingisugune protsess käis. Kui ta saab selle mõisa omale siin, jälle meil meil oli nüüd rahvapark, et tuleme teeme jaanipidu siia. Aga nüüd, või on ikka Jarl juba jälle, siis on, tekib ja niisugune asi. Muigi tööd saab jah, eks ta tööd ja see oleneb kõik, kuidas kujuneb. Praegu on ta ikka kujunemise peal. Ega midagi praegu ei tea sinna poole ega teisele öelda. Nii palju ma ei ole ka käinud viimasel ajal kuskil ja ma olen kole palju kodus ja isegi niisugune, ma ei oska rääkida enam. Sellepärast, et suhtlemisvaegus on natukene ja tahaks teada nagu kuidagi kuskil, mis ikka liigub ja see kõik on viinud nagu kõrvale, aga ma ei teagi, mida nüüd mõeldakse otse kohe või enne rääkisime seda asja, no vaat nii palju on mul kokkupuutumist olnud, lausa nüüd inimestega käidud. See on see. Siin on või. Pilti ei saa paigal hoida niimoodi üle. Meil see liigub. Pitäis panna tähele.
Nüüd sa võiksid tead sellest ehitusest natukene rääkida ka veel lisaks. Selle ehitamine. No see ehitati 1899. aastal sai ta valmis. Siis oli juba Loksa telliskivi vabrik oli Krahvil ja telliselt põletati kõik Loksa kividest lauti üles. No ja niisugune suur kaminasaal, kus kohal nüüd oli vana, et siin kõrval on näha Vanamõisa vana, need olid vanemad hooned. Aga selle kõrval pidi olema ka omal ajal veel üks salong vanasti, mis ära lahutati. Lahutati enne seda ehitamist ära, sellest tehti teenijatele maja ja siin on nüüd Sitre mõisa vanamaja, me leiame kuskilt pildi ka sellest vanast majast, aga siin on eraldi maja, siin selle koha peal, eraldi maja, aparthouse. Ja nüüd see, kumb osa nüüd sellest veel kõige vanem oli, ei tea. Aga et selle salongi asemel ükskord me veel, ma ju kirjutasin seda sulle ja siis tuli niiviisi tehti küsimus märkaga vana salong. Ja ma ei teadnud sellest midagi, aga nüüd kui isa kirjutab, me lahutasime vana salongi ära. Nii et vanasti oli ka veel, aga kus täpselt see oli? Ja mis maja siis see eraldi maja siin juures võtsin. On nüüd küll. Nüüd küll. Nüüd vaatame veel, siin on veel sellest majast on üks. Siin on veel. See on nüüd erbaut von Michael Stenbock. Rehtas alte haus. Siin on nüüd siin see reht. See nüüd siin on parem, eks ole. On jah, siin on parem. Siin on nüüd see vana maja. Ja see on nüüd selle otsast vaadates. No oot ja nüüd Mihail. Ja nüüd meil tuleb siis, tuli nüüd teine asi välja ka. See on nüüd teine asi tuli nüüd välja ka, et sel ajal oli, kui selle ehitas Mihail 899 ja 884, siis on väga kergesti võis olla juba see Mihail ka päris nii perlemehe kohal juba, sest ta on küllaltki vana ju see. 804, 884, see on ju 80-aastane mees. Aga muidu see Sitri park ja kus seda kivi võiks ju ka pildistada seal. See on nüüd väike Sitre. No väike Sitre oli niiviisi, et see on 1 kilomeeter maad nüüd siit minna ida poole sellest suurest mõisast. Väike Sitter kujunes niimoodi, et see oli ühe krahvi väimees seal, üks krahvi väimees ehitas sinna omale suvila. Ja seda pärast nimetati väike Sitriks ja seal oli, see läks ära see väimees sealt, aga siis oli ta krahvi käes ja Vsevolod, vaat selle Mihaili poeg, see ehitas ju sinna suure maja. Ja see lauti kuskil Peterburi juures või seal raiuti üles ja siis toodi laevadega siia Sitrisse ja lauti siin üles uhke maja. Ja see põles ära, kui üsna ruttu krahvi oma käest läks põlema ja põles ära. Ta kas 901 või kuidagi moodi või 2 niimoodi lauti ülesse, 905 või põles ära. Ja seal on praegu suur fundament on seal ja väike Sitris küll veel elatakse. Aga no vanemas majas ikka elati ja need olid 2 omaette niisugused sissekäiguga mõisa. Aga ega nad olid tegelikult ikka ühe omaniku käes kõik. Ikka üks Stenbock oli siin ja seal ja kes täpselt nüüd oli seal Peeter või oli seal teine. Nüüd vaatame veel Sitre ja Sitre oli siis ka, muuseas oli ta sadama koht. Vaatame nüüd seda sadama pilti veel. Aga ega need on siin kõik pandud mul siia sisse. Ja vist nii koos siin saatis. See on Kolgamõis. See on Kolgamõis ja Kolgamõis
Kolga mõis pidi paistma, vot mäelt, linnamäelt Kolga mõis paistis. Ja nüüd, kui sinna tehti veel, kui see tahtis selle torni teha, vaatetorni, siis tingimata sinna nägi siis seda päris mõisa ära ja see oli siin Suvikas mõisa rohkem. Vaatame siit veel laevapilti. Siit oli sadama koht. Oli sadama koht. Ma olen neid pilte vaadatud Sinmuslaev. Neid hoidnud ma olen neid pilte hoidnud. Siin on ka üks laev. Erand Eestist, ajaloo värk kõik siin. Ja siin on veel. Mitte see sadama koht. Siin on nüüd mingisugune lõbusõit tehti nüüd Tallinnast siia laevaga ja siin on suur hulk nüüd rahvast, kes saadab ära neid õhtul või pidu oli juba pargis peetud ja nüüd lähevad ära. Ja umbes sarnane on siin ka umbes sarnasest juhusest. Inimesed on saanud ligidal, nüüd on sadamas. Jaurik Kungla. Ja Sitri sadamas hakkas laevad käima kuskil 1910, 1909, 1910 ja kuni 1929. aastani oli Sitri ja Tallinna vahel regulaarne laevaühendus, välja arvatud talve. Ja siit sai siis sõita siis Tallinna ja vedada oma kaupa ja niiviisi, aga need on just lõbusõidu. Ja siin on laev, muidugi jälle vist, või on see tavalise niisuguse kaubareisuga juba. See on juba niisugune kaubareis vist. See on umbes nii 1920. või 23. aastal võetud see pilt. Niimoodi Sitre reidil siin see Kungla. Ennem käis üks Concordia või mis oli esimene laev, aga see Kungla käis kaua aega, sõitis siit Tallinnast Võsule. Tuli Tallinnast kuni Võsuni ja läks siis, kuidas ta tuli. Ühel päeval tuli, teisel päeval läks tagasi. Nii et see 3 korda nädalas niimoodi. Ja peatus siis veel reidil seal Kabernemes. Loksal käis siis ja Võsule või Sitre siis, Sitre seal. Nii et see oli meie niisugune enne omnibussi oli see kohe liikluseks, siin on ta suur. Ja ilmselt see ei ole lõbusõiduga, see on samasugune, vaja suuremalt. See ei ole lõbusõiduga, see on tavaliselt nüüd, kas ta tuli siia oma tavalist reisu tuli. Jaurik Kungla esiratastega niisugune madal laev. See on sadam, aga peale selle sadamast käisid need purjekate pilti mul ei ole. Purjekad käisid kartulit viimas ja puid ja palke ja kõike neid. Siit Soome ka veeti kraami või? Soome veeti kartulit. Peruna. Siit peruna ja kuidas nad nimetavad, podati või mis nad käisid otsimas, podati. Tuli see, kuskilt see purjeka kippar tuli, siis kas sul kartuli on, et kui nüüd on, siis too homme ära. Siis laadisid selle laeva täis ja läks. Ja siis võib-olla isegi vaat seal kuigi palju võib-olla telliseid ka viisid siit ära, kuigi võeti neid siia sisse, võidi tuua.
laevaga, kui siin vanasti, õige vanasti tehti, võib-olla siis ka viidi mõne purjeka ka ära. nii et see oli 100 tsitri. noh, ma ei oska sellest tsitrist ka midagi, noh tsitr on muidugi vana küla võrdlemisi. seal on jälle oma ajalugu, noh seda peame jälle kuskilt eraldi mingisugust juttu ajama siis küla kohta. siin on veel selle, andis veel see Westinghausen, kas see on Westinghausen andis mulle selle, see on nüüd tema, Westinghausen oli selle Karl Magnuse väimees ja Westinghausen on see tema vanaisa oli siin ja vanaema, vanaema oli ka õde või see vanaema oli selle tütar ja see on nüüd sellest siis joonistanud seda mõisa pildi niimoodi, kuidas see aed oli, et siin salong ja mis siin on ja see on niimoodi, et terve selle põhiplaan. Walter von Westinghausen. Ta sündis Tsitris isegi 1879. aastal. Ja Lenin Peterburis, seal ta siis suri. Ludwigsburg kuskil, see on mujal vist kuskil. 1956. aastal. See oli tema vanaisa. Ja see, nojah. Ja nendega on siis need Fersenid jälle. Fersenid olid jälle ühed väimehed sellesama Magnusele. Fersen oli, just hakkas võtma ära, see oli Narva-Jõesuu. Vaatke, Narva-Jõesuu kuurort ehitati välja. Ja Sitri oli ikka niisugune kõrvaline nurk ja ega siit ei olnud ikka mehele minemise võimalusi siis. Ja noh, tüdrukud kui ranna ääres, seal ikka pidi olema rohkem seltskonda ja need kadusid ära. Isegi meil oli nagu laev, 29. aastal laev läks viimast korda, siis läksid meilt ka siin üks perekond, üks Vaskovid. Suvitasid meil siin selles majas seal. Iga suvel olid nad siin. Aga no vaat pärast need tütred kasvasid suureks ka ja siis läksid Narva-Jõesuu. No see on niisugune naljajutt sinna vahele rääkida. Ja siis hakkas kaduma, aga no käidi ikka veel siin taludes ühes ja teises kohas ikka mõni pere oli siin, isegi siin naabriperes oli see noh, Jevald Okas, see kunstnik ja Pallas oli, mis seal Pallase nimi oli, aga Pallasest keegi ei räägi, nemad käisid, kahekesi olid siin, suvel nad joonistasid siin talvel või suvel ja Pallas laskis teha omale jahi, piskise purje jahi ja olevat selle jahiga hakanud minema Rootsi siis 44. aastal. Võttis selle kuuse alt ära, see oli seal naabriõues ka, võttis kuuse alt selle noh, jahi ja läks sellega merel. Kas ta uppus ära? Kui mitte midagi temast kuulda ei ole. Nüüd mul on aina kangest tahtmine, et ma saaks Okasega juttu ajada, et kuule Okas, et kas sa ei tea sest Pallasest? Tiiks ennesse tähtsaks ja läheks küsiks, et kuule, ma poisikene olin, siis ma vaatasin, kuidas sa joonistasid. Ja ta isegi joonistas seal suudule pildi. Niimoodi, no ma tahtsin seda otsida, just oli Pihus ja pidu oli seal selle teatrimaja ees. No nii pilte vaatasime kunagi, siin on ajalugu palju need piltid. No siin isegi see on väga väärtuslik minu meelest, see oli 818. aastal ehitatud Kuusalu palvela selle Ernhuti liikumisega, no vennaste kogudus. See palvela on nüüd, lahutatakse tema ära, see vana palvemaja, selle asemel ehitati uus 36. saadi. Siin eks ta siin ongi, siin on juba uus. Selle asemele tekkis uus palvela, ehitati. Isegi vist paremat pilti on ka temast. Need on
Thank you.